Täna räägime feeder-kontsepti korvidest. Korve on mitmeid erinevaid tüüpe, on jõe jaoks, seisva vee jaoks ning on ka kaugete distantside jaoks. Esimesed korvid, mis meil siin on kauge distantsi jaoks. Nende hea omadus on see, et nad lendavad hästi kaugele ja väga täpselt. Selle tõttu, et neil on tina asetatud alla keskele. Neil on 3 erineva suurust, kui on vaja natuke rohkem sööta anda ja kui on vaja vähem sööta anda. Üldiselt kasutatakse sissesöötmise jaoks suuremaid korve ja püüdmise jaoks keskmisi ning väiksemaid. Järgmised korvid tulevad meil natuke jämedama võrguga. Need sobivad juba nii seisva vee jaoks kui ka voolava vee jaoks. Nende hea omadus on see, et selle jämeda võrgu tõttu nende sisse on hea elus sööta panna ning ta ei tule koheselt välja. On nagadega, on ilma. Järgmiseks tahaks rääkida bullet korvidest. Neid on ka eri kaaludes olemas, eri suurustes. Nende head omadused on ka näiteks see, et kui on vaja väga täpselt püüda, nad lendavad samamoodi hästi ja nende vahe on teiste korvidega see, selle traat on palju jämedam ja on väga hea elus sööta korvi sisse panna. Neljandaks variandiks meil on olemas tugeva voolukorvid. Nende hea omadus on see, et neil on nii nagad kui ka saab traate painutada ja üldiselt see käib niimoodi. Kui vett ei saata, nad kukuvad ja siis vooluga on palju raskem juba korvi liigutada. Neid korve on ka eri suurustes, eri kaaludes, väiksemad, keskmised, suuremad. Üldist suuremad on jällegi sissesöötmise jaoks, keskmine väiksem püüdmise jaoks ning samas on ka samad korvid olemas ilma traatideta, mis sobivad näiteks väga hästi Emajõel ja Pärnu jõel, kui tugevalt voolu ei ole. Neid on ka jällegi 2 suurust ja eri kaaludes.